Ma tahaksin rääkida ühest konkreetsest suhtumisest ja tegevusest, mille me peame omaks võtma, kui tahame täita taevas Isa kõrgeid ootusi. Selleks on soov otsida võimalusi enda lihvimiseks ning valmisolek parandusettepanekuid vastu võtta. Vanem Hubie Brown rääkis, kuidas ta ostis mitmeid aastad tagasi Kanadas mahajäädud talukoha. Koristades ning maalapil parandustöid tehes jõudis ta ühe sõstrapõõsani, mis oli kasvanud pea 2 meetri kõrguseks, kuid ei kandnud marju. Ta kärpis põõsast oluliselt, jättes alles vaid väikesed oksatüükad. Siis nägi ta iga selle väikese tüüka otsas pisarasarnast tilka, justkui oleks sõstrapõõsast nutnud. Ja talle tundus, et ta kuulis põõsast ütlevat. Kuidas sa võisid minuga niiviisi teha? Ma kasvasin nii kenasti ja nüüd oled sa mind maha lõiganud. Iga taim siin aias vaatab nüüd mu peale ülevalt alla. Kuidas sa võisid minuga sedasi teha? Ma arvasin, et sina oled siin aednik. Vaata, väike sõstrapõõsas, mina olengi siin aednik ja ma tean, mida ma sinust tahan. Ma ei kavatse sinust kasvatada viljapuud või varju päikese eest. Ma tahan, et sa oleksid sõstrapõõsas, kes ühel päeval, kui sa oled marju täis, ütleksid: aitäh, härra aednik, et sa armastasid mind piisavalt, et mind kärpida. Aastaid hiljem oli vanem Brown liinipidi järgmine, kes pidi kindraliks saama. Aga hoolimata sellest, et vanem Brown oli edutamist väärt, keelati see ära, kuna ta oli mormoon. Oma lugu jätkates meenutas vanem Brown. Ma läksin tagasi rongi peale ja alustasin tagasi teed, murtud südamega ja kibedusega hinges. Kui ma oma telki jõudsin, viskasin oma mütsi välivoodile. Ma surusin käed rusikasse ja vibutasin neid taeva poole. Ma ütlesin: Jumal, kuidas sa võid mulle nii teha? Ma olen teinud kõik, mis suutsin, et seda väärida. Kuidas sa võid minuga niimoodi teha? Ja siis kuulsin ma häält ning tundsin selle ära. See oli minu enda hääl, mis ütles: mina olen siin aednik. Ma tean, mida ma tahan, et sa teeksid. Kibedus kadus mu hingest ja ma laskusin voodi järjes põlvili, et paluda oma tänamatuse eest andeks. Ja nüüd, umbes 50 aastat hiljem, vaatame üles Jumala poole ning ütlen: aitäh, härra aednik, et sa mind maha lõikasid, et sa armastasid mind piisavalt, et mulle haiget teha. Igaüks meist võib täita Jumala kõrgeid ootusi, kui suured või väikesed meie võimed ja anded ka poleks. Palvetagem, et saada tema armastusest inspireeritud parandust. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.